ma ka kunagi ei tea. tere, Jaanika! tere! Ja vist tuli paar sõna peale, aga noh, las ta tuli. Selles suhtes, et teate mis, Jaanika on nii lahe naine, võttis minuga ükskord ühendust ja hakkab rääkima, mida tema kõike teeb. Ja vot ja kohe me saamegi teada, mida tema kõike teeb, aga enne seda siis ma tahan juba kõik teile ära rääkida, ma pean natukene hakkama analüüsima, mis ma teile välja räägin. Et vot Jaanika on see tüdruk, kes sai ka sünnikaardi ja meil oli ka mega vinge kohtumine sinuga. Ehk siis selle paketi nimi on Kombo ja no ühesõnaga, millised emotsioonid sul on, enne kui me üldse Jaanika enda tegevuste juurde jõuame ja Jaanikal on sõbranna ka seal süles vahepeal. Kes see sõber sul on? Nii, sõber on Hermes väga intensiivne ja pretensioonikas Siiemi kass ja kui ma räägin nüüd sinu sellest analüüsist, mis ma sain nüüd sinu käest, see oli selline silmi avav kogemus, kuna ma saingi kinnitust, et ma tegelikult olen õigel teel, aga samas on vaja siiski nagu natukene niimoodi timmida mingeid kohti ja enda vastu aus olla ja võtta vastu see, mis sa räägid. Et nagu teadke, ma sulle kuidagi vastu ei hakanud, ma ainult noogutasin, et ja nii ongi, on ju. Et vahet pole, kas see oli mingi hea positiivne asi või mingisugune koht, mis natukene muutmist vajas, et tegelikult elus ongi nii, et ära hakka vastu, vaid mine voolu kaasa, mõtle, analüüsi, ole aus enda vastu, ole ka avatud. Jah, täpselt nii ongi. Ja kas sa avaldaksid veel enne, kui lähme täiesti sind uurima, et ainult oma sünnipäeva, mis sünnipäeval sa oled sündinud? 12. november. No vot, nägite, jah. Ja november tegelikult on üldse 11, see on selline meistrinumber ka, kes on sellise vaimsuse teekonnal ja sina tegelikult seda ka oled ja hästi lahkelt mulle pakkusid ka oma abi, et kui ma sinnapoole liikuma hakkan. Ehk siis ja abi on seotud ju sellega, mis sinu selja taga on. Nii et Jaanika, kes sa oled selline, et millega sa tegeled? See on alati väga põnev küsimus, et kes ma olen ja millega ma tegelen ja vastamine on veel põnevam kusjuures, et ma olen selles mõttes, ma olen loovettevõtja ja ma töötan ennekõike julgusega, ma õpetan inimestele julgust olla nemad ise, kuna kunagi oli periood, kus ma ise kartsin olla mina ise nii-öelda ja ajaga see muutus ja ma jagangi enda kogemusi siis teistele ka. Mis ma täpsemalt teen, ma aitan inimestel nähtavaks saada, kasvõi siis, ma ei tea, töövaldkonnas, ettevõtluses teen pilte, teen videoklippe. Kui keegi videot kardab, ütlengi, kuule, teeme läbi selle protsessi, saame need hirmud ületatud kenasti. Ma maalin, taga on mul siin ka paar maali, nagu te näete. Jällegi annab see inimestele julgust, mismoodi sa siis õpid läbi maalimise ennast tundma. Oled sa detailide inimene, oled sa sünge, oled sa helge, unistav, julge, värviline. Et tegelikult see on väga-väga põnev maailm. Ja üleüldse, kui ma hommikuti üles ärkan, mul ongi võimalus ise valida, mida ma siis täna teen, mida ma pakun inimestele, et ma teen ka motokrossi pilte, viin naisi rabasse matkama, kes metsa ise kardavad, jällegi julguse teema on ju. Teen tätokaid ka natukene sellise naiselikkusega seotud, et mis tuju parasjagu sees on ju. Õpin disainmõtlemist, mis on ülimalt äge valdkond, kõikidele soovitan. Tuunin pulmapokaale, teen pulmapilte, teen igasuguseid kodukujundusega seotud protsesse, aitan värve paika panna, pilte seina panna, maalin kodude jaoks, teen töötubasid naistele üle Eesti, meestele ka kusjuures kõikidele teen. Mis veel? Olen totaalne lindude fänn, ma armastan lindusid, et nemad ongi minu jaoks selline sümbol vabadusest, mis on ka minu elu mõte. Viin inimesi metsa suplema talvel järve äärde, tegelen talisuuplusega, et ma olen selline hunt kriimsilm, aga jah, ma kuidagi läbi kõige selle tõesti nagu annan inimestele tohutult palju sellist enda armastamist ja elu jaatavat suhtumist.
Meil tuli sinuga ka jutuks sellest, et ma ütlesin, et ma olen alati unistanud maalimisest ja kunagi lapsepõlves tegin ka seda. Ja siis sa ütlesid mulle kuidagi hääl-sõnumis ka, et oh, ära muretse. Ma ütlesin, ma ei oska isegi mitte mingit nagu neid, mis asjad, need on värve nagu osta. Ja sa ütlesid, ära muretse, lähme koos poodi, ostame kõik asjad ära. Et seda minu meelest, kui nüüd kõrvust mööda ei läinud, seda sa ei rääkinud, et sa seda ka sellist asja nagu teed. No ma saan aru, et nagu sõbranna poolest, sest me leppisime kokku, et me vist nüüd oleme sõbrannad peale seda videokohtumist. loomulikult oleme ja ja, aga kas sa sellist asja ka teed, näiteks kui keegi nüüd tahaks hullult, aga ei tea, kust alustada? loomulikult ma olen väga paindlik ja mul on ka niisugune Art Start kunstiga alustamise pakett olemas, et aitangi inimestel siis nullist kunstiga pihta hakata. Ja see ongi põnev, kuna sa midagi oskama ei pea. Mina ka ei osanud. Ma nägin ühte unenägu kunagi. Ma tahtsingi mingit märki, ma ei tea, kas universumilt siis või kuidas me nimetame seda, et mis on minu elu suund. Läksin magama, läks paar ööd mööda, nägin maalimist unes. Tegin pildi kosmosest unenäos ja siis ärkasingi ülesse kohe kunstipoodi. Mida ma ostan, ma ei tea, aga midagi ikka on ju. Võtsin lõuendi musta värvi ja siis mingisuguse kuldse sprei. Tegin pildi valmis. Väga sünge tuli ja mis juhtus, see läks kohe müüki. Kuidagi tuli ostja, kuule, nii äge, anna mulle. Palju ma raha tahad, on ju. Ja see pilt läkski teele. Ja nii see algas. Ja ma tegingi kõigepealt väga süngeid pilte, nagu tohutult süngeid. Ma panin lõuendi peale mingisuguse värvi, roosa, hele sinise. Siis vaatasingi, et okei, et see on nagu nii värviline, et mul ei sobi siuke asi. Kohe mustaks kõik. Aga samas, kuigi minu brändi värv ongi igas valdkonnas must ja kuldne, siis ma olen aina lähemale liikumas ka värvilistele piltidele. Ja kuna minu selline põhitemaatika on hommikune rabaudu, selline müstilisus, siis rabas me ju musta ja kuldset niimoodi ei näe. Ma praegu tegelengi sellega, et see luksuslik, elegantne, naiselik stiil kanda üle siis ka loodusesse. Ja see on huvitav kombo, kuna rabas me tõesti nagu olemegi harjunud hoopis teise temaatikaga. Ja see on nii huvitav. No siis saladuskattel ka Jaanika ütles, et ta teeb mulle maali, et udust rääkida, mida iganes. Ja ma ei mäleta, kas oli mingi öösel, kui siin vanem koertest üks vanem tahtis välja saada ja siis päästsin ta välja siit uksest ja uniste silmadega vaatan otse järvele ja mõtlen, see on see, mida Jaanika tahab. mäletad, saatsin sulle veel pildid ja mõtlesin, et vau, kui põnev, ma tavaliselt öösiti ei konda ringi, aga ma saan täiesti aru, mida sa räägid. Eriti veel rabasse minna ja sa ütlesid ka, et sa lihtsalt võid 1-2 üles tõusta ja minna ja nii sa seal kondadki. Tegelikult vaikselt siin võib-olla nägid, et mu silmad olid vahepeal all vasakul ja vahepeal all täitsa all, siis arvutasin kokku sinu seda isiklikku aastat ja kui ma nüüd ei eksi, siis isiklik aasta oli sul 5, eks ju? Me vist rääkisime sellest natuke, hästi palju liikumist. Ja see 5. Ja, et aga noh, enne 5 on 14 ehk siis mõõdukuselt õpi nagu tasakaalu, vist see oli ka. Ma praegu nagu vaatan, mõtlesin, et hurjavad, mulle tundub, et ma vist natuke rääkisin nendest asjadest, aga noh, las ta siis tuuseldab praegu, las ta tuuseldab. Kellel on isiklik aastanumber 5 ka, kommenteerige siia alla, et väga paljud teavad. Aga teate, ma tahan natukene siis Jaanika tõmba hinge. Aitäh sissejuhatuse eest. Sissejuhatus oli, panid tähele, jah? Kõik rääkisid jälle sissejuhatusega. Põmm! Et kui me oleksime laivis, siis ütleks, et pange jooksvalt palun küsimusi, et Jaanika hakkab nüüd küsimustele vastama. Aga Jaanika edukuse kood on selline nagu 32951 ja vaadake, elude number tulebki sul 5, eks ju, mis annab tegelikult loomu poolest sulle juba sellise hästi liikuvuse, selline tahaks siit natukene, tahaks sealt midagi ja siis sa oled hästi selline õpiimuline. See ei tähenda alati seda, kellel teil ka nüüd edukuse koodi 4. number on 5 ehk siis elude number. See ei tähenda, et sa justkui nagu õpid nagu kuskil kohas koolis, eks ju, aga see on see, et sinul on see elukool. Ja no vot, kellel on siis sama edukuse kood, siis te võib-olla tunnete ära sarnasust ja samamoodi on see, et minu meelest Jaanika, nii palju kui mina sind nüüd tunnen, siis meil on ikkagi sinuga hästi lõbus olnud, isegi sellised kurvad asjad oleme hästi lõbusalt ära rääkinud ja siis pärast oleme siin ilusasti häälsõnumeid saatnud ja südameid üksteisele, et issa, kui head me nendest asjadest saime kõik rääkida, et kohe nagu kõik asi avanes.
sest see 3 ja 2, mis sinu sees hakkab edukuse koodist, ehk siis see 3 tuleb su sünnipäevani kokku liites ja 2 tuleb see kuu kokku liites. see viitab sellele, sa oled hästi elurõõmus, sa oled hästi aktiivne, sul on väga hea intuitsioon, oskad lugeda rivide vahelt ja seda kõike sa teedki. onju. ja samamoodi ma üldse ei imesta, et see mets sind kutsub või üldse loodus kutsub, kõik kummaline, must ja kuld. Vot siin tulebki selline ütlus kohe meelde, käsi kullas või käsi mullas, ma ei tea, miks ma seda praegu ütlen, aga ju siis ma pidin välja ütlema. natuke kõkutasime eetriväliselt, kohe hakkasin häbenema, vaata näppu pusima. Küünd kohe siin niimoodi krastsima. No see on elu. Eks me kõik käime selle läbi siin, aga tegelikult sul on nagu tohutult vaimne potentsiaal, et seesama ametite kolmnurga see tipp ehk siis edukuse koodi keskmine number on 9, mis viitab täielikult heale kunstisilmale. et üldse ei imesta, et sa neid asju teed. ma just kukkusin lobisema, mul on selline tunne. aga Lobiseb. väga ja, et ma nüüd läksin täiega action'isse praegu, kuna numbritest sain kohe natuke rääkida. aga sul on nii vahva varese pilt seal taga ja nüüd, kui sa ütlesidki, sul on nagu sellised kuldne ja must, siis kui ma väga hästi niimoodi silmad eritan, siis ongi, kas ta on mingi kuldse asja peal, see vares või? ja see on kombinatsioon mitmest erinevast tehnikast ja selle pildiga räägin ma kohe ühe põneva looga. see pilt siin on mu abielu. kuna ma maalisin juba aastaid, siis juhtus selline, okei, see on pikk lugu, ma räägin lühidalt. oli üks lind auto alla jäänud, väikene rähn ja sõitsin mööda temast ja kripeldama jäi, et äkki on elus ikkagi. Läksin tagasi sinna linnu juurde. Ma olin juba sõitnud kuskil 2-3 kilomeetrit. Läksin sinna ja ta oligi elus. Panin ta karbi sisse, panin talle teki peale, et ta seal sibelema ei hakkaks autos mul ja viisin koju. Ja olin talle toeks nii, kuidas oskasin, kuna see oli mul esimene niisugune võõras kogemus linnuga, mida ma teen. Metsik lind on ju, ei ole kana ega midagi. ja siis ma sain sellest linnust inspiratsiooni hakata tegema teistsugust maalitehnikat, midagi uut. Ehk siis tekstuuri, mis on selline 3D. Ta on nagu, mitte nagu silelõuend, vaid tal ongi peal erinevad materjalid. Ja tegin mõned pildid valmis ja siis üks meesterahvas kirjutas mulle, et 2 maali tellida koju endale, 2 lindu. Ja kui ma neid pilte tegin, mul tekkis kuidagi tunne, et ma maalin justkui ennast koju talle, et ongi nagu isas lind ja emas lind. Siin on mul veel pilte kusjuures seinte peal. Ja siis panin siia need pildid paika talle ja 3 kuud hiljem olid meil pulmad. Nüüd tuli küll selline külmavärinad tulid üle selja. Kuidas see võimalik on? Ja kusjuures meil just oli pulma aastapäev. Ja siis ma sain kõne pulma aastapäeval, et Jaanika kallikene, ma leidsin haavatud varese. Mida me teeme nüüd? Ma ütlesin, too koju, päästame ära. Ja nüüd meil on vares ka kodus, nii et maakodus. Ja kohe läheb vabalt lendu, et tegelikult linnud, nagu ma ennem ütlesin ka, sümboliseerivad midagi minu jaoks, et ma veel ei tea, mis see on, aga see on väga põnev, et tegelikult need linnud igal pool minu ümber on. Ja see praegune vares, kes meil maakodus on, õpetas mulle uut maalitehnikat. Et kui ma siiamaani tegingi pilte akrüülidega, siis nüüd on tulemas mulle õlimaalid, õlivärvid. Hoopis spetsiifilisem, professionaalsem pilt väga pikalt kuivab ja ta on selline natukene, tahab õppimist praegult saada, aga ma siiski nagu arenen läbi selle ühe kunagise hea teo, mis oligi ühe pisikese linnu päästmine. Nii et tegelikult kõikidele võib-olla mõte ka kaasa siia, et kui saad kuskil head teha, siis tuleb see tagasi sulle 10-kordselt. Issand, tahad ma räägin ühe loo või? Nii, räägi. See muidugi õnnelikult ei lõppenud kahjuks. Ma tuli praegu, sa rääkisid selle, et päästa üks lind ja isegi linduga, ma ei tea, ma mäletan, ma olin ikka päris tatikas, kes äkki selline 8-9 aastane, aga käisin keldris kartulit toomas või mida seal oli ja leidsin roti ja sain kinni ja panin purki. Aga emale ei tohtinud nagu öelda, vaata. Siis mõtlesin, kurdi, ma tahaksin nii nagu endale oma rotti. Ja siis panin korralikult ikka plasmaskaane peale, vaata. Seepärast, et alguses panin väikse purgi, siis väga kole lugu, ma väga vabandan, aga ma olin ikka väga tatt ka. Et siis ta hüppas, vaata, seal alguses panin üldse paberist väiksesse purki ja siis ta hüppas, siis ma mõtlesin, kurja ta tahab ära minna ja siis ma panin ikka suurde purki ja siis panin plasmaskaane peale. Arvake ise ära.
okei, muudame teemat. see oli kõige rõvedam kogemus üldse, sest ma nutsin nii hullult seal nagu väga tatt olin. ma ei tea, see küll siia ei sobinud, et kellel on ka selliseid case'e olnud või juhtumeid, siis palun ka kommenteerige. jah, ma ei tea, ma pidin seda millegipärast siia lisama, sest aga teate, oma elus on mul olnud 2 rotti, nii et ikkagi ma olen saanud selle teoks teha ja 1 roti päästsin ikkagi ja elasime koos õnnelikult nii et mingi ajani. karma on tasakaalus ja. on karm on tasakaalus jah, et olen saanud kõik andeks, aga lindude teema selles suhtes on huvitav, et sa ütlesid, et sa selle oli rähn või? ja, jah, et päästsid ära, et kellel ka on kogemust mingite loomade päästmisega või üldse loomadega, et kirjutage ka siia kommentaaridesse, et mis see teile on näiteks andnud, et sinule ma saan aru, et sind üldse kõnetavad need linnuteemad ja just sa rääkisid eetriväliselt ka. Mis asjast sa rääkisid, mis sul seal autos on nüüd seal? jah, linnud ja lukud, aga muideks ma täpsustan, et rähniga ka hästi ei läinud. no väga hea. ma mõtlesin mingi pärast, et tea, kas ma peaks küsima su käest, et kuidas sul läks. No räägi ära siis see lugu. ei läinud. ma kustutada ei saa. seal polegi pikka lugu, aga temaga paraku hästi ei läinud ja seepärast olidki mul megasüümekad ja kurbus sees, et siis ma hakkasingi nagu maalima, et oleks nagu mingisugune selline mälestus temast. mõnikord see kurb lugu viib kuskile paremasse kohta meid alati. aga ja, mul on oma lugu lindudega ja ma siin alati usun igasuguseid sümboleid ja märke. ja hiljuti ka soovisin ühte märguannet oma teele, eluteele nii-öelda. oli mul niisugune isiklik küsimus ja siis soovisin linnusulgi ja järsku hakkasid tulema. nii et mul on praegu auto sulgi täis et sümbolid on igal pool, et tegelikult see töötab, kui tõesti sa manifesteerid või küsid midagi. muidugi see on ka sama efekt, et mul ongi näiteks, ma ei tea, oletame, mul on BMW on ju, uus auto. ma hakkan igal pool BM-e nägema. ja mul on Volvo, igal pool on Volvo järsku sekundiga on ju, et see mingis mõttes on ka selline, et sa ise nagu alateadlikult märkad neid asju hoopis teistmoodi. ma mäletan, kunagi ma rääkisin talvel ka nendest märkidest ja kõikidest muudest asjadest ühes videos ka nendest sümbolitest ja siis jah, et talvel ei saa olla ju sulg, no muidugi saab küll, linnud ikka lendavad, aga kõnnin, vaatan väike sulg tuli mulle kätte, mõtlesin, et mis asja, aga no muidugi mina võtan alati selliseid sümboleid, et jah, seesama, et mida sa nagu mõtled või oled pikalt mõelnud ja näiteks samad ingli numbrid, mida me siis näeme, kaardid tulid nüüd välja, nii et ka nende kohta. aga kui palju sa ise nüüd sellest ma tahtsin ütelda suleteooria, aga see pole mingi suleteooria, et kellel on mingisuguseid näiteks ka kogemusi oma elus, ka kommenteerige, et Jaanika tuleb ka siia lugema, et just natukene arutasime, et mida see võiks küll tähendada. et jah. suled minu jaoks tähendavad vabadust kui sellist, vabalt kulgemist, liuglemist, elu, kus ei ole piiranguid. ja ma usun, et sisimas iga inimene tegelikult tahab olla täiesti vaba. Teil ongi ju enda mingid mured, pinged, küsimused, mõttekohad, et me tahamegi ennast teinekord vabaks mõelda, vabaks töötada. ja minu töös ma näen väga tihti just sama asja, et ongi nagu väga palju pingeid kogunenud inimestele. ja see maalimine tõesti aitab. või on näiteks ettevõtjad, kes tahavad nii väga oma ettevõtte esile tuua, pingutavad hullumoodi. aga kui vaja teha pilte, videoklippe, siis kardavad. kaamerat nagu tuld. ka see on piirang, on ju. vajab vabadust, mismoodi, kaamerapädevus, meediapädevus ja kuidas siis kaameras olema, nagu teemat vahetame praegu, et mismoodi kaamera ette minna, siis tahab samamoodi julgust ja vabadust saada ja vabadust olla siis mina ise, sina ise. ja räägi. ja mul tegelikult üldse küsimus, et kuidas sa selle asjani üldse jõudsid, et sa teed nüüd nii palju asju, need matkad, pildistamine ettevõtetele, ma sain aru, et motokross, ise ka harrastad motokrossi või? ei, aga no käid pildistamas. ja see on ikka megavõimas, mis kaadrit seal saab ju.
et no ühesõnaga, kuidas sa sinna üldse jõudsid, mida sa enne oled teinud ja, või sa oledki juba kohe, saad aru, no mõtleme seal mingit keskkool, ametikool, mida iganes kuskilt sealt nagu edasi, et kuidas see asi kõik rulluma on läinud, seepärast et üks minu mõte on ka see, et ega me ju kohe ei ole ju valmis, on ju, et elu hakkab nagu tooma sulle mingisuguseid asju ette. Et saad mu küsimusest aru, mida ma nüüd mõtlen? saan küll ja muideks me mitte kunagi ei olegi valmis ja me ei saagi valmis. Mm -hmm. Me oleme terve elu ju arengus õppimises, kui me oleme nagu valmis, siis elu justkui, ma ei tea, minu jaoks on läbi. Mm -hmm. Kui enam midagi pole teha, pole midagi õppida, midagi uut luua, noh, mis siis selle asja mõte on ju. Aga minu jaoks see kõik algas tegelikult just nii, et ma olin väga arg. Ma olin lapsena tohutult selline vaikne, introvertne, väga arg. Mängisin üksinda ja samas üksindus ei olnud kuidagimoodi ebamugav mulle, see oli pigem niisugune nagu mõnus keskkond, kus olla ja see on siiamaani nii, et ma ei karda üksinda olla ja samas töö oli mul väga äge. Ma olin 16 aastat ühel kindlal põhitööl, mis ka mul väga palju õpetas ja samas ma olin ka seal kuidagi kinni natukene, ma tahtsin vabadust siiski saada ja sellist nagu enda elu elada, enda valikuid teha. Ja kuidas see algas, ma mõtlen natukene. No loodus oli mul alati olemas tänu vanematele. Et ma olengi käinud niimoodi kõndimas, metsast tuiamas pigem nagu maast madalast. Et see pole kuidagi ära kadunud vahepeal. Sport kindlasti väga palju aitas mõtteid korda sättida. Ja eks see julgus tuli niimoodi tasapisi, et varasemalt ma ise näiteks kartsin tohutult kaamera ees olemist. Vana Jaanika, vana mina siin täna kindlasti ei oleks. Ma oleksin kuskil nurgas ja mõtleks appikene, mis mõttes ma olen kaamera ette. Aga ma kuidagi õppisin seda läbi erinevate kogemuste, mitu pisikest asja kokku tuua. Näiteks, kui ma tõesti tahtsin hakata esinema või harjutama, siis ma hakkasin endale tegema häälsõnumeid, videoklippe iseendast, videos kaameras iseendaga rääkima, nii et see klipp kuhugile ei lähe. Ja samas see on kõikidele väga hea soovitus tegelikult, kes tahavad ka hakata siis pihta kuskilt. Filmi iseennast, räägi iseendaga. See ei ole imelik, see on väga okei. Siis ma läksin ühel hetkel tegema esitlust oma vanas töökohas lastele, lastegrupile. Ja ma polnud valdkonnas väga nagu selline, väga sellises kindlas valdkonnas sees ja mul läks 40 minuti asemel 5 minutit. Ja see oli tehtud, see esitlus. Ja see oli väga halb esitlus. Ja see oli väga piinlik. Räige higi oli otsa ja sa mõtlesid, et issand jumal, sai kohe nagu ära, on ju. See oli õudne ja see mul siiamaani meeles nagu üks parim ämber vanast tööst on ju. Aga noh, ämbrid on ka õppimiseks, nii et ikka on hästi. Ja siis käisin ma Portugalis paari aasta eest, kus ma õppisin koolitajate koolitamist. Mismoodi laval olla, mismoodi laval olevaid inimesi hakata toetama, kus kohas pihta üldsegi hakata. Ja ma nägin neid inimesi seal, kes olidki sellised suured tursked mehed, ülikonnad, lakkingad. Ja meile kõigile antigi ette tegelikult kindel ajapiir ja enamus neist ütleski, et teate, ma olen nii närvis, ma niimoodi kardan. Siis ma vaatasin neid, mõtlesin, et okei, ma ei karda. Ma luban iseendale, et ma olen julge ja kui ma tahan hiljem karta, ma võin hiljem hakata pablama muretsema. Aga praegult ongi suhtumine, et ma olen põnevil, ma olen väga põnevil. Tegin selle ära, läks hästi ja tegelikult jällegi hirm oli jällegi nagu kadunud. Et tuli grammikene julgust juurde või siis oli mul üks klient, kes maali tellis mu käest. Ja see oli just see periood, kus ma tahtsin hakata tegema videoklippe enda sotsiaalmeedia jaoks. Ja see klient oli kadunud. Ootasin stuudios 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi. Ei ilmu välja. Ja ma olin lõpuks nii tige. Ma olen skorpion, vaata, ma olen niisugune temperamentne ka ju. Ja ma olin nii kuri.
ja ma mõtlesingi, et okei, mismoodi ma saan sellest kogemusest võtta maksimumi ja võtsin telefoni, filmisin iseennast, enda emotsiooni. Et ma olen nii tige praegu, et minuga niimoodi käituti, et see oli ebaviisakas teisest inimesest on ju. Ja siis jällegi, kui ma selle klipi ära tegin, oli mul laual mitu emotsiooni. Oli väsimus, oli tigedus, oli eelnev hirm. Ja ma nägin, et see hirm jääb alla kõikidele. Seega hirm ei ole väga tugev emotsioon, kui sa teadlik oled, on ju. Ja niimoodi ma olengi läbi erinevate kogemuste sellega töötanud, toimetanud. Ja täna ma olengi selles kohas, kus ma tegelikult üpriski julgelt võingi olla kaamera ees, rääkida inimestega, anda neile kogemusi enda elust lähtuvalt, uusi mõtteid, nõuandeid ja minu töötoad üldjuhul on üks-ühele, kuna see on personaalsem, see on privaatsem, inimesel on mugavam, kardab kaamerat. Minu seisukoht on see, et ta ei saa minna kuskile saali, kus on 30 inimest ja pihta hakata. Et me hakkamegi pihta just sellest osast, et tema siis hakkab nägema, kus on need kitsaskohad, kui ta on kaamera ees, kas ta hakkab kokutama, kas ta hääl hakkab pärisema, kas ta teeb põlvejõnksusid, mis ta seal teeb, on ju. Ja me tuvastame need kohad, hakkame nendega tegelema. Ja alati tegelikult ju, mitte alati, aga väga tihti õpetatakse, et kui need lavale, mõtle, kõik on alasti. No, minu puhul see ei tööta, see lihtsalt ei toimi. Et on alasti, mis siis, kas mul on mugavam läbi selle või ei ole, on ju. Aga kui ma mõtlengi, et mina olen alasti, ma olen enesekindel, ma ei karda mitte midagi, ma olen, kes ma olen. Ma lähengi lavale selle emotsiooniga, et mina olen alasti. Et see on võimas esitlus. Ja, vabandust. Ja, ütle uuesti see lõpuosa. Et oled sa kunagi niimoodi mõelnud, et sa lähed ise välja, et sa alasti täiesti? Niimoodi ma ei ole mõelnud, et ma mäletan seda, kuidas mina näiteks siin võõrkeelses keskkonnas ka läksin sinna niinimetatud ärimaailma siis oma koristusfirmaga, seda on ka paljud siin kuulnud, siis ma mäletan, et pidi siis osalema seal rääkimas, kes sa oled, on ju, mis su ettevõte on ja nii edasi. See oli selline kett, ma ei tea, kas ta on kett, aga nagu BNI, see on Eestis ka esindatud. Vot seal saab küll esinemist õppida. Awesome, Mait. Kui muidu nagu arvasin, et ikka oskan nagu soome keelt, no siis ma tegin ka selle, mis seal on maks vist 5 minutit on ju. Ma tegin selle vist 1 minutiga ära, ma olin nii märg, ma olin nii ära higistanud seda, ma mõtlesin, ma mitte midagi ei mäleta. Aga ma olin seal 5 aastat selles ja pärast oli täiega chill. Ja ma mäletan seal ka kunagi ikkagi käisid, vaata, meil alati sisaldus mingid koolitust ja ühes koolituses öeldi ka, et kui hakkab sinu aeg, seal hakkab niimoodi, et hakkame siit järjest pihta vaata, siis sa näed, sa ei kuule üldse, mida eelmised 5 tükki rääkisid või 15, seepärast sa kogu aeg mõtled, et su tekst meelest ära ei lähe. Ja siis ta ütles ka kuidagi nii hea nipp oli minu meelest, et hakkad pingutama kannikalihaseid näiteks või mingit lihast hakkab mitte krampi kiskuma, aga nagu saad aru niimoodi. Nagu tähelepanu saad sellele osale ja sul läheb üldse meelest ära nagu see nagu muretsemine. Et see on sama minu meelest, jah, mulle ka selline, kuidas ma mõtlen, kui kujutad ette, et kõik on nagu alasti, siis ma mõtlen, okei. Igalühel on oma nipp, on ju, et midagi ei oska siin ütelda, nii nagu sina oled ju siis nii kaugele jõudnud. Ma arvan, et ma vist niimoodi veel ma ei põe muidugi, selles suhtes nüüd ma olen juba nii kaugel, kus ma enam ei põe mitte midagi, ükskõik kus kohas ma võin seda teha, seda videot, et aga oi, need esimesed videod, minge vaadake, kes ei ole veel käinud mu esimest videot vaatamas, krips alla ja pange süda ainult kommentaaris, ma tean, et sa käisid seal. Ja tegelikult tõesti see maailm on niivõrd põnev, just see esinemisega seotud maailm, et seal on nii palju nippe. Aga oligi mul naisterahvas, kes tuli ka harjutama ja ta töötab väga ägedas ettevõttes. Ta on ülikihvt inimene. Ja siis ta oli palju okei kaameraga, ta oli veidikene harjutanud, aga natukene tahtsin lihvimist saada ja tegin talle sellise intervjuu stiilis küsimuste ja vastuste vooru ja panin sinna sisse ühe küsimuse peitu. Mis tuleb kraanist? Vesi. Mis tuleb taevast? Vihm. Mida lehmad joovad? Piima. Et ja kui ta nägi selle ära, et piima, ta hakkas niimoodi naerma ja läbi naeru hirm läks jällegi vähemaks. Seda hirmu saab nagu niimoodi minema, kruttida vaikselt
läbi Mhm. huumori, läbi tigeduse, teiste emotsioonide. Ja siis ma arvan, tähendab, õigemini ma küsiks niimoodi, millised inimesed on sinu juurde just seda teenust ostma tulnud, et mis on nende eesmärk, miks nad tulevad seda proovima? Pigem on tulnud sellised ettevõtjad, kes enda valdkonnaga pihta on hakanud Mm, ja ongi ettevõte, kus on üks, kaks, kolm inimest tööl mm, ja selline hästi personaalne lähenemine on nende jaoks mul välja nagu niimoodi kirjutatud. Et pigem täitsa algajad ikkagi, kes tõesti nagu väga-väga kardavad, et nad peavad midagi tegema, aga samas nad tunnevad, et nad ei ole valmis selleks. ja mul tuleb kohe meelde nüüd, vot kohe müün sulle ühe asja maha. Nonii, küsin kohe. No vot mina agiteerin täiega, et hakake tegema oma Youtube'i kanalit. Nii. Ja tead, kui paljudel jääb selle taha kinni, et oh, ma ei tea nagu, et kuidas ma seda teen ja mul on siis niimoodi ja siis mu hääl on selline ja kõik, no kõik on kaputt nagu pees on ju, absoluutselt ei sobi. Ma ütlesin, halloo, kui mina suudan juba sellega hakkama saada, siis teie ju ammugi. Aga vot, kas sa selliseid silmaterasid ka endale võtad, kes tahavad teha, soov on suur, nad teavad, mida nad teha tahavad, aga vot on see, et nagu ei saa nagu edasi sealt, sest ma kujutan ette, kui esimese video või kaks või kolm saaks tehtud, vot siis läheb nagu lepase reega. vot kommenteeri. loomulikult ma võtan hea meelega just sellised inimesed vastu, kuna see ongi ju, see paneb ka mul silmad särama. Ja minu jaoks on kõige tähtsam see, et keegi on õnnelik kuskil ja keegi ongi mingis valdkonnas ühe sammu edasi teinud. Ja kui nad kardavad, siis tegelikult, mis meil kombeks on, me hakkame mõtlema, et okei, ootame inspiratsiooni ära ja siis tegutseme. See ei käi niipidi. Hakka tegutsema ja siis tuleb inspiratsioon. Tee ära see kanal ja hakka pihta. Kui on küsimus, mine küsi, aga ära jääb igat ootama. Sama on elus igasugust, ma ei tea, katki vaata. Ootame, et läheb hullemini katki see asi on ju ja siis tegutseme. Tee kohe ära. Mm -hmm. Ja täpselt nii. hea meelega võtan vastu, et tõesti mul on väga palju praktilisi harjutusi. Mm -hmm. Kõigepealt on selline teoreetiline pool, kus ma räägin enda elust ja kogemustest läbi nutu ja naeru, kuna ma olengi hästi aus enda vastu alati. Ja siis edasi juba ongi inimestel võimalus hakata pihta. Mm -hmm. kas sul on see selline nagu kursus nagu üles juba ehitatud, et see teenus on täiesti juba olemas, et kustkohast seda leiab? Mul on ta olemas, praegult on mul koduleht natukene hoolduses ja kui ma teen selle nüüd lõpuks siis ilusti nii nagu vaja on 10-sse, siis on kõik olemas seal kogu see info, aga pigem ma enda koolitusi kohandan vastavalt inimesele. Et mul ei ole selline nagu üks-ühele kõikidele, kuna minu jaoks ei tööta. Mm -hmm. Inimeste hirmud on nii erinevad, Mm -hmm. mulle et pigem meeldibki see versioon, et näiteks nüüd, kui keegi kuulajatest, ma tean, et siin on täiesti sellised väga algajad, noh, nii nagu minagi olen ikkagi alustanud kunagi täiesti nullist. ma selline julgem tüdruk, ma hakkasin ka niimoodi pihta. no kuna ma ikkagi olin esinenud juba seal, ütleme seal ärikohtumistel ja asjadel, no ikkagi ütleme, see on äri. Ja siis, aga videokõnedega ka ma tegin täpselt nii, nagu mul, noh, sina rääkisid ja siis mu vanem poeg ütles, et emme, võta telefon, tee alguses ise video ära, vaata, kuidas see on. noh, tegin ära, mõtlesin, et siis tegin teise, mõtlen, no päris nitsivoo juba, vaata, kui oma hääl, no ei suuda kuulata. siis mulle ütles ka poeg, saada mulle, ma vaatan, ma ütlen sulle siis, kuidas läheb nagu. noh, ja nii ta läks, no harjutasin ikkagi, aga jah, et minu meelest oleks väga vahva, vot sina, kes sa nüüd seal kuulad minu ja Jaanika jutuajamist ja mõtled, et aga siis kuule ära hagata seal, kirjuta Jaanikale ja vot siis Jaanika Tamm Messengeris saab ka täitsa edukalt kätte, eks ju. jah, täpselt. Ja jah. tegelikult me räägime häälest, hääletoonist on ju. Me kõik mõtleme, kui me vaatame enda videoklippe, et appi, mu hääl on nii imelik. Ei ole. See on väga okei hääl, aga me ise pole harjunud kuulama seda ja seepärast ongi vaja teha just neid voice'e iseendale. Vahet pole, kas see on hea töö või halb töö, sa tee neid. Need ei lähe kuskilt üles, need on su enda jaoks. Aga isegi iseendale neid teha on väga ebamugav. Kui sa nagu sellest juba üle saad, siis ongi juba suur samm tehtud. Aga jah, mind leiabki, mul on tegelikult leht nimega Ametiportree või siis Jaanika Tamm ja kunsti pool on jaanika.art, et tegelikult ükskõik kuhu sa kirjutad, ma olen nagunii kõikide nende taga olemas, nii et
et jah, täitsa nagu julgelt võib ühendust võtta ja ma täiesti hea meelega jagan ka niisama mingeid mõtteid ja nõuandeid, kui on mingeid küsimusi tekkinud. Ma Mhm. olen väga nagu paindlik, et kõigil hästi vaata kõik oleks, mul on see tähtis. Ja selles suhtes, et mina ütlen, et ma olen selline Messengeri tüdruk, et ma olen, Jaanika vastab suht kiiresti. Vahest, kui ta mingit töö otsa teeb, siis ta on kadunud mingiks ajaks, aga selles suhtes, et sa vastad väga huvitavatel kellaaegadel ka, et nagu minagi see on täitsa, mulle väga sobib, prima, super luks. Aga vaat nüüd üks asi, no kuna ma vaatan sinna järve poole, ma siis võin näidata teile, kuhu ma vaatan. Noh, ei näita ma mõtlen, kus kohas see kaamera hakkab liikuma. Et mis siia vahele jääb. Noh, las ta olla. Järve praegu vaatan kogu aeg. Ja siis mõtlesin selle peale, et siis kui meie sinuga tuttavaks olime Messengeris, siis kuidas sa rääkisid nii mahlaselt, et vot sa teed seda ja seda ja sinu maalides sa, kui ma nüüd ei eksi, kas sa ütlesid seda, et sa teed ka selliseid energiamaale, et või sinu maalidest inimesed saavad justkui nagu seda energiat või seda, see on tagasiside siis klientidelt, eks ju, need udused maalid või ükskõik mida. Ma sain aru, et saab ka tellida. Mina ju tegin ka sulle nüüd mitu seda pilti, eks ju. Milliseid versioone sa näiteks piltidest teed, et kas sa maalid siis ainult mingisuguse ühe vahendiga, ma isegi ei oska ilusti küsida, saad aru, no proovi Ma siis siit saan saada aru, no nii, okei, vasta juba, seepärast meil tuleb üle, no nii. nii, kui me räägime maalimisest, siis mul on selline spetsiaalne tehnika ja pigem on loodusmaalid, aga teisi asju teen ka. Ja alati ma armastan väga selliseid udupilte, kus on ka spetsiaalne tehnika, mida ma õpetan oma töötubades inimestele, kes tulevad sinna. Ja mis on tähtis mulle, on kindlasti kliendi selline koduõhkkond, hubasus, mis ta vajab sinna. Et öeldakse küll, et on mingid diivanimaalid, on ju, et üks mõte on see, kas ta on diivaniga okei. Tegelikult maal ei pea matchima diivaniga, vaid sinu endaga. Kas see maal annab kodus sulle emotsiooni? Vahet pole, mis värvi diivan on ju. Ja maalid võivad olla ka väga tõesti täis maagiat, oleneb värvidest. Ja kui me räägime värvidest või üldsegi, mida ma kasutan enda maalide puhul, pigem on sellised pastelsed, heledad, mustad, kuldsed, nagu me rääkisime, aga värve on ka. Ja ma kasutan akrüüle, õli, tekstuuri, igasuguseid sädelusi, kivikesi, puuoksi panen, kui on vaja sinna lõuendi peale. Ma võin sinna õmmelda ka, ainult öelge, mida teha on vaja. Et ma hea meelega teen igasuguseid selliseid uusi põnevaid projekte. Mis küsimus oli? Ja. Ma kukkusin ütlema. Ei, see noh, räägi, mul juba tulid ka endal sellised mõtted. No nii. Ja siis tegelikult saab minu maalist ka reprodellida. Minu fotod võivad ka lõuendi peal vabalt olla. Mul on väga palju rabafotosid loodust ja need on ka mul olemas siis lehtede peal. Ja jah, kes mida tahab, kes tahab sellist puhastamist või mingisugust uut algust, pigem soovitan valget, heledat. Kes tahab küllust saada, tervenemist, loodust, tasakaalu, siis pigem rohelist. Kes müstikat armastab, kindlasti kuldne, lilla on ju, et lilla on selline vaimne müstika, tarkus, intuitsioon, et igal värvil ongi oma tähendus. Ja kui me kasvõi räägime punasest, mis see punane on tegelikult? Sportlaste värv on ju, paneb kiiremini jooksma, ergutab. Ma teadsin. On ju? Mul on sport veres, ma ütlen, tüdrukud, poisid. Okei, see ei ole punane. Nii. Ja näiteks sinine värv. Ta on küll selline rahustav, ta on tarkuse värv. Mis on sul meeles kohe, kui ma ütlen, see on sinine? Mul tuleb kohe vesi. Vesi just, vesi päevas on ju. Mis on kollane? Päike. Aga kes on su elus see inimene, kes kannab kollast? Nagu sinu silmis, kes on selline kollase energia? Mu noorem õde ükskord tuli kollase sellise ilusa, mis oli mingi särk oli selles, issand jumal, ma pole elus kollast kandnud. Õde, noorem õde, mis see tähendab? Et värvidel ongi tähendus ja see on selline päikesevärv, helgus, kergus. Kindlasti on mul ka kollane selline suur lemmik, et ta on eneseusk, ta on tarkus, ta on õppimine,
oranž on ka selline enda arendamine. Söögis on kindlasti oranž, kui tahad süüa palju, tee köök oranžiks endale. aga kui tahad palju süüa või? See on Ja, just. kindel ei, aga kui tahad vähem süüa, nagu enam-vähem selline okidoki välja näha, milline must köök, et ei näeks midagi välja otsida sealt. Aga mitte oranž on ju. Et tegelikult iga värv on maagiline siis, kui ta ongi õiges keskkonnas. Päikese kindlasti tahabki niisugust kulda ja soojust saada, loodus tahab rohelist, sinist on ju. Ja kui me vaatamegi kasvõi rabaloodust, kui ma viin oma kliendid sinna maalima metsa või rabasse, ütlengi, mis te näete? Ma näen sinist ja rohelist on ju, päikest, noh, ma ei tea, valget, kuldset, kollast. Siis ma küsingi, et aga mitut erinevat rohelist sa tegelikult näed? Ei ole üks ju, mida rohkem, et saabki minna nagu veelgi rohkem sügavuti värvidega. On süngemad toonid, on heledamad. Ma muidugi pole mingisugune kunstiterapeut veel, aga tegelikult tõesti see on valdkond, mis muudab inimeste elusid. Ja kas või ettevõtlust, näiteks see sinine värv on isegi teadusuuringutega toodud välja, et annab sellist usaldusväärsust ja professionaalsust. tead, mul on kaks mõtet peas olnud kogu aeg, üks juba oli vana mõte, mis ma mõtlen kogu aeg siin, vaatan vahepeal mööda, et mul meelest ära ei läheks. esiteks, võtame sellest värskemast mõttest, mis mul nüüd oli, rabas käid klientidega, nagu sa ütlesid, eks ju. Siis kohe tekkis küsimus, kus need kliendid on sind leidnud, mille kaudu, kas mingid sõbrannad, tuttavad? Vasta enne sellele, siis ma küsin kohe järgmise küsimuse. Kõigepealt olid sõbrannad ja tuttavad ja siis juba tuli selline soovitusturundus pigem, et olidki siis nagu tuttavate tuttavad. Et täna ongi see olukord, kus ma viin naisi metsa, kes on mulle võhivõõrad. Nemad kardavad karusid, aga nemad tahavad raba näha, tahavad öösel metsas olla. Mul ongi hämmokid auto peal. Ma teen neile hommikuti grilli, õhtul võib seal süüa teha. Läheme maalime, pildistame, räägime loodusest. Et täiesti võhivõõrad, ma viingi võõrad metsa ja minu meelest see mets on turvalisem kui mingisugune muu keskkond. Mida sügavam, seda parem. Aga et oleks lihtne inimestel, siis pigem ma käingi näiteks, ma ei tea, Kakerderabas Kesk-Eestis. Ja just ma armastan käia varahommikuti, et muidugi mõnikord kliendil väga raske üles ärgata, aga küll ta hakkama saab, kui motivatsioon laes on. Ja ma selles ka hoolitsen. Okei, siis järgmine küsimus, kui nüüd on keegi ka siit meie kuulajatest rabas maalimisest huvitatud, kas tal peaksid olema kõik oma vahendid kaasas või sa hoolitsed selle eest, et saab need vahendid või see on ka kõik kokkuleppel kindlasti, eks ju? Mina selles mõttes hoolitsen kõige eest ja kõik on minu poolt. Kliendil ei pea olema seda mure kohta, mida kaasa võtta, sest et klient ei pruugi teada, mida sul vaja läheb. Mina ka tean, mul on kõik olemas seal, et mul on selles mõttes auto nagu selline kunstipesa. Et võtame autost lõuendid, võtame värvid, paneme siis seljakotti, söögid, joogid kaasa, läheme kuskile laute peale istuma ja maalima. Et tegelikult on väga mugavaks tehtud see just kliendi jaoks. Sest et kui ta peab hakkama mõtlema, minema poodi, värve shoppama, pintsleid ja kõiki tarvikuid. See on juba stress tema jaoks. Aga ma enda inimestele stressi kindlasti ei taha, et see on täiesti viimane asi, mida tahan neile. See kõlab nii uhkelt. Ma kujutan ette, et selline asi sobiks ju lausa, ütleme mingi seltskonnaga seal baariti, ma ei tea, kas öeldakse niimoodi baariti, et sõbrad võtavad pundi kokku ja miks mitte ka mehed, naised kõik panna seal niimoodi tegema. Ma saan aru, et see oli lihtsalt ekstreem, et öösel minna või varahommikul, eks ju, selleks võib ükskõik mis aja kokku leppida ja siis minnagi pundiga. Loomulikult, et tegelikult mul hiljuti käisidki õpetajad, neid oli 18 ja maalisime päeval, kas ta oli kell 1 või 2, äkki oligi nagu meeskonnaüritus. Ja siis põnev oli vaadata, et ma õpetan ühte ja sama tehnikat. Me teeme ju kõik ühes tempos. Mina maalin koos nendega, aga ma maalingi ühe sammu eespool, et nad saaksidki aru, mis on järgmine samm. Ja siis kõikide tulemus oli niivõrd erinev selle ühe tehnikaga. Ja need, kes on sõbrannad, alati võtavadki samad värvitoonid.
jällegi midagi, kus hakata nagu harutama, et mis see küll tähendab, onju, et kas nagu elutee on sarnane, tööstiil on sarnane, miks ongi nagu täpselt sellised samad värvivalikud. Sihuke huvitav. Ma juba hakkasin kohe mõtlema, et peaks koos tegema mingit asja, et ma tulen, räägin sinna raba kõrvale, käin, vaatan ka pilte niimoodi, et okei, kuule, vaatad, mis veduka see kood on. Okei, järgmine. Käiks see on niimoodi. väga äge kusjuures, see oleks väga kihvt. Ja mul tulid külmavärinad, teeme ära ja ma tahaks ise ka klient olla, aga selline mulle hullult meeldib nagu vaadata selliseid asju, et nagu mida rohkem vaatasin selle asja sees olen, aga tead, okei, minust räägime hiljem. Sinu kohta veel üks värk, väga lahe asi, teate, mis me siin Jaanikaga, kui meil oli videokohtumine, ei ole vaja pabist, Jaanika, ma ei lähe väga sinna üksikasjadesse, aga kuna Jaanikal on hästi palju andeid, selliseid andeid, mida mina ütlesin, sinu numbris on vot see asi olemas. Jaanika ütles, ta pole kunagi proovinud. Et see on see, mäletad, kui ma ütlesin, et aga vaata mulle kaamerast otsa ja hakka mulle rääkima, et mida sa näed, kui sa mind näed. Okei, tegime sellise katse, tead, Jaanika pani kohe esimese raksuga nabakümpi, eks korraga pani sinna ära. Mina lihtsalt kuulasin natukene ja siis küsisin veel ühe küsimuse ja siis Jaanika ütles, et ma ei teadnudki, et ma sellist asja oskan. Vatak. Nii et tulge luusima oma numbreid, siit tahtsin väike reklaamipaus, aga sellega seoses nüüd sulle, Jaanika, küsimus. Kui näiteks mina tahaksin endale, ükskõik siis kus kohas inimene elab, eks ju, nagu seda mõtlen praegu, ma tean, et hästi palju vaatab ka Austraaliast, Inglismaalt seda numbrite keelt. Aitäh teile kõigile. Kusjuures kirjutage kommentaaridesse, kus maalt te vaatate. Ja, et kus riigis elate. Võib-olla ajutiselt läksid puhkama praegu Hispaanias, kirjutad seal Coca-Colat enda käes ja vaatad, väga hea, tubli oled, vaata. Ja, et aga näiteks, kui tahakski nüüd niimoodi, et näiteks kas läbi Zoomi, läbi Messengeri, mida iganes näitad seal oma tuba ja ütled, no vaata, siin on mingi tühimik. Kas sa oskad niimoodi seda ka teha, et sa vaatad kuidagi, et oot-oot-oot, näita mulle uuesti seda, ma ei tea, telekatagust või diivanitagust ja siis niimoodi lihtsalt süvened ja klient ütleb, et no ma ei tea, et midagi tahaks, aga ma ka ei tea nagu, mis see on. Kas sa oskad niimoodi nagu panna, et oota ja okei, tahad mingit lisapilte võib-olla veel toast saada või sellest kohast ja siis teed midagi? Ja see on taaskord väga põnev valdkond ja täitsa võimalik teostada, et kui klient teeb mulle kas video, me saame vaadata üle need värvitoonid, kus kohas on aken, mis on tähtis akna ja valguse puhul. Kui sa paned pildi seina, see võib mega äge pilt olla, väga-väga ilus pilt on ju. Ükskõik kus kohas teeb keegi teine kunstnik, võtad poest, galeriist. Aga kui see valgus seda pilti hakkab nagu ära hägustama, nii et sa päeval või hommikul mingis ei näe seda pilti nagu tahaksid näha, siis tegelikult see on vale koht. Valgus on väga tähtis, see on tähtis igas valdkonnas, pildistamine, filmimine, maalimine, kodukujundus ja mida ma veel teen tegelikult, kui klient teeb mulle pildi enda koduseintest, siis ma saan talle panna mingisuguse kindla valiku pilte sinna seinale juba paika ja pildi tagasi saada talle, et ta näebki juba seda pilti enda koduseintele, kas see on okei või tahab ta midagi muud saada sinna. Et see on ka selline mõnus, mugav lahendus ja see praegult ongi tulemas mulle ka kodulehele, et sellepärast mul ongi kodulehel väikene hooldus, et juba sealt saab siis enda kodupildi panna üles laadida ja valida minu galeriist siis sobiliku foto või maali. Eriti mega ju. See on jah, kihvt asi. Nagu väga lahe. No ma loodan, et ma näen neid pilte ka seal, mis sa mulle oled saatnud, et neid võib kasutada. Kui saad inspiratsiooni, eriti Udusest järvest näiteks võid kasutada sinna. Ja. Issand, kui kihvt värk. Ma ka jäin ise unistama praegu, et ma sain muidugi inspiratsiooni sellelt, et peakski tegema mingisuguse sellise teema, vaata, et tuleks ka numeroloogina ja vaataks ja ise ka maaliks ja mida iganes. Vot kuulge, aga teie, kes te nüüd kuulate ja mõtlete ka, et teil on võib-olla seal 3-4 punt, et tahaks kuidagi aega veeta näiteks, vot siis võtke Jaanikaga ühendust, sest ma saan aru, et Jaanika teeb siin kõike. Et kõik, mis on seotud kunstiga, loominguga, pildistamisega, videotega, kõik seal, kus sa saad ennast nagu välja elada. Ja ma millegipärast arvan, Jaanika, et sinu poole saab pöörduda ka selline inimene, kes ütleb, et no ma ei tea, et ma pole kunagi teinud nagu midagi sellist.
aga siis saaks ju ka praktiliselt, no pole midagi, tule siia, küll me välja kaevame, mis sa siin teha oskad. Et kõik tegelikult ju oskavad kuidagimoodi midagi ennast väljendada, eks ju. mitte midagi. noh, natuke inetust tulid sõnad välja, aga te saate pointist aru küll, et meil on kõigil see loovus olemas sees, et ükskõik, mis rahvusest sa oled, aga meil on see sees. meil tõepoolest on ja selles mõttes julgelt võtke minuga ühendust, et ma ülimalt suure hea meelega mõtlen kaasa igas valdkonnas, mis iganes see parasjagu on ju. mul on elus päris huvitavad tööd olnud selja taga ja kogemust on küll, aga see loomingu pool, see on mega äge valdkond. see on kõikidel olemas ja kui öeldaksegi, et aga ma ei oska maalida, ma ei oska pilte teha, siis tegelikult see on pigem minu silmis negatiivne kõne iseendaga, negatiivne on ju, et selle saab pöörata väga positiivseks ja elu jaatavaks. mm. -hmm. läbi kas maalimise tõesti nagu elu muutub. ma tean, et praegu on meil koolivaheaeg, eks ju, kas saaks näiteks ka lastega tulla, et kui on seal, ma ei tea, noh, sugulased tahavad tulla või 2 õde-venda oma lastega seal, mingi merilapsi. et kui väikse on kõige väiksem laps, kes võiks osaleda ja miks mitte teha selline mõnus olemine sinuga koos? saavad tulla ka väiksed lapsed, et mul tegelikult ongi olemas neile spetsiaalsed šabloonid ja pisikeste laste puhul, see on jällegi muidugi valdkond kunstiteraapiast, mis ei ole mulle veel nagu tuttav, on ju, nii väga. et väikeste laste puhul, mis on tähtis, et kindlasti mitte anda hinnanguid. mm. -hmm. et ei saa öelda, et kuule, et see jõuluvana kuub on valet värvi, see kuusk on viltu või sirgete teistmoodi, on ju. et see jääbki eluks ajaks meelde inimestele, et need, kes käivad mul töötubades. Jaanika, ma kardan teha kuuske või raba, et mulle kunagi öeldi niimoodi ette, on ju. et lastega saab teha ja väga lõbusalt, aga pigem täiesti hinnangute vabalt. Mm -hmm. mina hinnanguid ei anna. kunst kuulub rahvale et kõik, kes tahavad, teevad nii, nagu nemad tahavad teha pilti ja kui on ka mingid töötoad mul, oletame, et ma teen mere ääres meremaali töötoa. Mm -hmm. klient teebki valmis pool pilti merest. ütleb, et kuule, ma tegelikult tahan mingisugust lõket teha või midagi muud. siis ma ütlengi, et aga palun tee. et ei ole mingisugust ranget käsku teha merd. kui sul tuleb mingi uus mõte, inspiratsioon, siis palun väga, siin on värvid, pintslid, muud tarvikud, lihtsalt lõbutse. okei, töötoad, sa räägid seda nüüd mitu korda, kas sa kuulutad kuidagi välja ka need töötoad või paned kuidagi üles, et selline töötuba sellises kohas ja saab registreerida? selles mõttes mõnikord panen, mõnikord mitte, et oleneb, kuidas mul endal ajaliselt on, aga pigem sotsiaalmeediasse. Jaanika sinna ma olen pannud küll neid üles, aga mõnikord ainult väikene kiri tuttavatele ja maalimiseks. Ehk siis nagu ma aru saan, saavad ikkagi suht kiiresti need täis, et mõnus oleks, kui nüüd teie seast keegi, kes te nüüd kuulate, mõtleksite ka, et võib-olla tahate mingit mõnusat kampa kokku ajada või kasvõi üksinda minna, sest ma sain aru, et Jaanikale, teate, Jaanika on nii huvitav inimene, mina soovitan. ma ei saanud rahulikult isegi magada, meil läks nii action'iks sinuga ikka kahekesi. Õnneks läksin peale seda veel sauna, siis öeldi, käi kindlasti ujumas. Siis ma käisin, siis mu elukaaslane vaatab, issand, nii kaugel ujud või? Ma ütlen, mu peab ujuma. Jaanika ütles, peab ujuma. aga sõna otseses mõttes seda tavaliselt ma lähen, et ma ei tea, nii külm vesi on. Siis ma ütlen, ei, Jaanika ütles, ujun. ja ujusin tegelikult ka ikka nagu väga kaua. ja, et okei, läks jälle nagu lobisemiseks, aga ma ütlen teile seda, et Jaanika on nii huvitav inimene. Ja siis see, et ta ei ole lihtsalt, ma isegi ei tea, milline on tavaline lihtne kunstnik, ma arvan, et nad on kõik maagid. Aga sa tead nii palju, et me ei rääkinud ainult ka numeroloogiast sinuga, siis kui sünnikaarti vaatasime, me teate, me läksime ka nii kaugele ja siis tulime jälle tagasi, siis läksime veel kaugemale, siis jälle tulime tagasi, mõtlesin, et aitab küll, paneme butiigi kinni, sellepärast, et muidu hakkab vahepeal hirmus lausa, vot nii huvitav oli mõlemil, et mina soovitan väga ja meie sinuga ka selles mõttes kohtume, nii et Jaanika lubas minuga kusjuures kunstipoodi minna, mitte kunstipoodi, aga pintslid ostma ja neid asju. et miks mitte ka sina, kes sa nüüd mõtled, et sa tahaksid alustada kuskilt ja mina ütlesingi Jaanikale päriselt, et ma väga soovin, aga ma ei tea isegi, kust alustada. ja siis vaat Jaanika ütles, et tulen sinuga poodi, ära muretse. Ma ütlesin, et jess,
kui teie seal ka praegu, kes te olete, mõtlete, et ja no käivad seal maalimas rabas ja nii lahe ja no nad juba oskavad kindlasti. teate küll see, et no ma ei tea ja ma ei tea ja kas tasub. Kirjutage Jaanikale. Jaanika, sobib? loomulikult ja sinust me teeme ka kunstniku, ma olen selles juba täiesti kindel, et sina hakkad maalima. Picasso. numbrite keel panen allkirjaks. pane vaim valmis, aga sul on ootamas ees väga põnev teekond kunstimaailmas. Ma ütlesin teile kohe, tasub ajada Jaanikaga siin pusinessi. Tegelikult mulle väga kõnetas see lugu, ma arvan, et see ei tulnud niisama siit põõsast välja, see, et võiks teha sellise rabaseikluse, et kus sina juhendad ja ma tulen vaatan. See elude number pani mind just kõlama, et miks näiteks sõbrannad valivad samad värvid ja vaata, võib-olla seal üldse ühisloomises lõkke ääres saab veel sellist asja siin välja nuputada. vaat kirjuta teie ka siia kommentaarides, et kuidas kõlab. Pani vere käima praegu sees või? kui me teemegi põneva ürituse, me saame teha seal megaägeda lõkketule ja siis vorstikesi grillida või kes mida süüa tahab ja paneme hämmokid püsti, naudime loodust, märkame neid detaile, mis meie ümber on, õpime hingama, räägime külmast veest, talisupplusest, suvel ujumisest, kõigest sellest, et tegelikult ja numeroloogia juurde kindlasti ja me saamegi vaadata enda hirmudele otsa, enda rõõmudele otsa, et tegelikult mul juba ka siin fantaasia täiega lendab, nii et ma arvan, et me teeme selle ära varem või hiljem. Ja, mis asi on hämmokid, kui ma õigesti kuulsin? selline nagu niisugune voodi, mis on kahe puu vahel, nagu rippvoodi, kus magada öösel või siis päeval niisama kiikuda. Nagu võrkkiik, aga niisugune metsakam veidikene. Ma ei olegi kunagi sellises maganud. No näed, siis on uus plaan paigas meil metsa magama. Seal magatakse üksinda või kahekesi? Üksinda, siis on mugavam. Ma võtan selle kaasa, selle. Ma olen kusjuures niimoodi kassiga maganud hämmokis, et kass oli kaasas, mul on siiamaa matkakass, ta käibki minul rihma otsas ja igal pool minuga rabas ja metsas ja mere ääres kõndimas, et tegelikult saab hakkama kenasti. Ja siiamite kohta öeldi, et ma olen kuulnud kunagi ütlest, et nad ongi nagu koer-kassid, sellised, nagu koerte iseloomudega. Ja Luss ütles, et tema tuleb, ta otsibki praegu mingit sellist telgi kohta, läheb praegu proovib. All right, vaata kui huvitav. Ja ma ei teagi, tekkis veel äkki mingeid mõtteid, mida tahaks jagada. Mul juba nii action'is juba mõtlen, et millal peaks Eesti tulema, millal peaks plaani üles panema, et ära teha see lugu. Arvan, et lükkaks sinna järgmise suve poole, et siis on nagu hea atra seada. Vaat siis me ehitame üles töötoa lausa sellise, et siis on Jaanika lehel ja siis on minu lehel üleval. Vaat kirjutage juba kommentaaridesse, et kuidas kõlab, kas paneme kohe juba mingi väikse plaani paika. Oi, kui põnev. Tegelikult ma isegi kujutan ette, et juba septembris, mis sa arvad, jõuame või? No ma praegu veel ei luba, aga ma viin kurssi. Jah, ma viin kurssi teid. ilus sügis ja sellised mõnusad hommikud ja õhtupoolikud, kuldne loodus. No kõlab hästi. See on müstiline. Ja siis ongi värve nagu kõige rohkem. Ja. Vaatame. Ma ei tea. Räägime läbi. Ja, ma läksin nii unistustesse praegu. No igastustesse. Kuule, aga teate teie siis kallid inimesed seal asjades, et kui nüüd kellelgi vähegi mingi soov oli, nii nagu ma ütlesin, et palun kirjutage, seepärast, et Jaanikaga saab hästi vaikselt hakata kuskilt rullima. Ei pea veel midagi teadma ja ma arvan, et sa alati ju ka kombineerid igaühele vastavalt temale sobiva paketi. Ütled, et näed, see asi on see, see on see, see on see, saad ise valida, kas sa tahad seda ja siis ongi niimoodi. Selline on siis paketi hind, eks ju. Jah, sest kõigile meil on omad soovid. Vot. Ja. Ma ei tea, Jaanika, ütle midagi ilusat veel lõpetuseks. Midagi ilusat või ma usun, no ütle koledat. Ma ütlen ilusat, et tegelikult kõik ongi ilus meie ümber, kui me selle ise ilusaks mõtleme ja enda elu ise ilusaks elame ja lihtsalt nagu armasta iseennast ja kõiki neid hetki, mis sulle antud on. Võta nagu sellest maksimum, ole siiras, ole hooliv, panusta iseendasse, enda arengusse, õpi julgust, kõike seda, et tegelikult siis ongi elu ilus. Oli piisavalt ilus või? No ma ei tea, kui oleks nagu luuleliseks teada, aga selle ilusa lõpetuse lausega, siis mul tuli meelde, et sul on ju veel üks podcast välja tulnud, eks ju. Sa käisid osalemas ühes podcastis. Ja käisin, jah.
mis podcast see oli selline? oli Hingetee podcast Ja. ja Hingetee podcastis ma rääkisin sellest, mismoodi ma oma põhitöölt ära tulin, oma sellest teekonnast. Ja väga-väga põnev oli seal käia ja ülimalt armsad saatejuhid olid. Väga kallid inimesed meile mõlemale. Ja mina käisin ka seal ja mul jäi ka nagu nii vinge ja huvitav kogemus sealt, nagu väga suurte südametega saatejuhid ja üldse kõik see oli nii selline huvitav, sest vaata, igaüks jällegi räägib nagu omas vormis ja omat moodi ja see õhkkond seal juba, need kaameramees oli nii lahe ja siis see, kes seal, noh, nüüd me hakkame juba sõbrannad siin vaata jahuma vahepeal. Okei, lähme ja ma tahtsin seda asja veel küsida, no siis päris lõpetuseks aitäh ilusate sõnade eest, lausete eest, mida sa juba panid, aga ma otsustasin ümber, et me veel päris ei lõpetagi. Kas sul on ka mingeid näitusi kuskil olnud? No sorry, selline ma olen, vaata, hüppan vahest siit-sinna. noh, et Ja kas, mul jah. kunagi oli kodukülas oli üks fotonäitus, kus olid ka pildid loodusest ja nüüd hiljuti oli Vanamõisa seltsimajas oli maalinäitus, kus oligi teemaks raba. Ja üks asi ongi, et see on nagu minu valdkond, aga pigem ma tahtsin inimesteni selle raba looduse kohale tuua. Ja kui oli näituse avamine ja käisid ka pärast seal külalised, siis tuli välja, et nad polegi käinud rabas kunagi. Mm. On inimesi, kes tegelikult polegi mitte kunagi seal käinud üldse jalutamas. Mm-hmm. Nii et see näitus nagu tõi need lähemale loodusele. Pilte oli seal kuskil 15. Mm-hmm. On mõned veel alles. Aga ma tegelikult tahaksin isegi ühte uut näitust. Ja mul nagu tekkis mõte, et tulla nüüd välja täielikult sellest Eestimaa loodusest. Ja praegu mul on peas küpsemas üks idee Aafrika mustritest. Mm. Värviline, mis pole üldsegi mina, et ma ka nagu lähen siis nagu astun sammu edasi, et on mustrid, on tekstuur, detailsus ja suured pildid, väga suured. See on päris suur amm, mida teha, on ju, suur samm, mida astuda, aga ma arvan, et saab äge olema, et läheb aeg võib-olla aasta või paar, et siis. Okei, aga jah, väga huvitav. Mul tekkis jällegi, vaata, me ei saa veel lõpetada, veel natuke pean ja sest vaata, sina räägid midagi, mul kohe hakkab mingisugune pilt nagu jooksma. Ma tean, siin vaatab ka selliseid loomeinimesi, kes ise tegutsevad kuskil, noh, ütleme kultuurimajas, võib-olla muuseumis või mingites kohtades. Ma tean, näiteks spaas on siin osad tüdrukud, tervitused sinna, kes nüüd ennast ära tundsid, siis spa seal kuskil osakonnas tööl ja ma tean, et seal ka on näitusi korraldatud. Kui kellelgi nüüd tekib, et ta tahaks näiteks sinu näitust sinna saada, et kas ka selles osas saab sinuga ühenduses olla, et sa ei pea ise otsima, vaata neid kohti. Ja siis näed, joogutus on ja ja tuli üks väike mõte, et kui naine noogutab, et siis ja ma ei tea, kuidas selle kohta oli, kunagi öeldi, et naise ja ei tähenda kunagi jaad, et ma ei tea, miks mul see praegu tuli meelde, et okei, aga näed, ikka tahan midagi sellist ütelda ka vahele ja mul oli üks mõte nüüd, näed, läks kohe lollitamiseks ära näitustega. Ja need näitused, mis sa nüüd oled juba teinud ja sa ütlesid ka, et on mingid osad pildid veel alles või need maalid, vabandust, et kas sul on ka nende kohta info kuskil olemas, et kus näeb ka siis neid maale, sa ütlesid küll koduleheküljed, mis kohe-kohe on aktiivsed, aga kas Jaanika Art, see oli Facebooki leht ja Instagram, eks ju, kas sealt Ja, ka midagi näeb? et pigem ongi hetkel sotsiaalmeedias, siis näiteks ongi siin taga üks pilt virmalistest, mis on 60x80 pimedas helendav on see maal kusjuures. See on Okei. spetsiaalne värvikiht, et panedki pildi seina ja siis hakkavad sul öösel virmalised taevas helendama seina või laes, ükskõik kuhu sa paned selle. Et jah, siin mõned pildid on ja need saabki siis tegelikult käest kätte. Üks on veel siin. Nii, mul on selline, mis on tehtud foto järgi. See on selline rabamaal. Kui sa näed, ma istun siin enda maalipesas, mul on siin neid pilte tohutult palju. See oli praegu päris kihvt. Üks pilt on, mis on tehtud minu foto järgi. Tegin fotost digitaalse maali, saatsin trükki ja siis maalisin veel juurde ja peale tekstuuri, mis on siis selline. Täitsa lõppu huvitav.
see on nüüd fotorealistika, ta ongi nagu fotomoodi. et ma teen Vau. digitaalseid pilte. siis on mul siin üks, mis pidi see käib, pilt, mis on, see on fantaasiapilt, see on nüüd raba, mida tegelikult ei ole olemas, aga see on kosmoseraba. see on selline. Mhm. Mhm. Väga ja, põnev. ja öeldakse, et kunstnik saab enda inspiratsiooni siis edasi kanda, kui tal ongi pidevalt mitu tööd korraga, mitte üks pilt, vaid ma alustangi mitut pilti ja siis Mm. inspiratsioon ei saa ära kaduda, kuna kõik on pooleli. teed ühe pildi, on see, et ah, ma ei viitsi lasta olla. et mul on siin ühe ma tegin esimese õlimaalina, mis on nüüd siin paar nädalat vana pilt, mis on siis minu varese poeg. Oo, äkki ja kiisu-viisu. õlimaal siis kuivab päris pikalt, et ma pidin ikka kõvasti pusima, et see Mhm. üldsegi valmis saada. üks on veel. Näita välja. see on nüüd poolik töö ja poolik selle poolest, et valmis on taust. see tuleb üks hiigelsuur pilt, kuhu tuleb peale ronk. siin on olemas juba siluett ja mismoodi siis niisugune maal sündinud on või sündimas on, et tegelikult šabloon ja see kuldne siin, Näeb välja ilusti. see on autoväljasprei. Okei. Väga kihvt oli just selle ringi ümber on hästi mõnusalt oli seda sädelust näha ja siis ta nagu hajus ära vaikselt. ja täpselt, mul on siin neid veel, aga ma ei hakka siin neid kõiki. No ühesõnaga vot. pilte on. Ja, aga siis vaata, ongi hea see koht, et sa ütlesid, et sa ei hakka nüüd siin edasi. Kas saab tulla ka sulle kuhugi koha peale vaatama, et jälle sulle kirjutades saab tulla ka, jah, vasta, et kas saab või ei saa enne. Ei pea adasid ütlema. Ütle mul lihtsalt, kas praegu saab. saab ikka ja ma selles mõttes saan pilte ikka näidata silmast silma ka, et saab nagu vaadata valikut, tutvuda sellega. Kuhu kohta see jääb kuhugi, kui sa oled Pärnus, Nõmme Tallinnas? piiril Tallinnas. Okei, ja no siis vot. tegelikult ka Kesk-Eestis, kuna mul on mitu kodu Mhm. ja väga liikuva elustiiliga, ma saan neid maale ka siis ühest kohast teise liigutada, kaasa Mhm. võtta, kui ma kuskil käin, et tegelikult nagu me juba täna siin nägime, ma ühe koha peal väga ei püsi. Mhm. mul on väga-väga liikuv. See on nagu Lussi, jookseb ringi. Kusjuures tead, mis ma tahangi ütelda, et sinuga kõik väga hästi, sellepärast et see elude number 5 teebki seda, sipelgad kogu aeg seal pesas. täiega sipelgad. kusjuures nagu ma armastan öelda, et minu jaoks ei olegi mingi 8–5. minu jaoks ongi 24/7 ja just siis ma olengi. Ohoh, need kadus ära. Hallu. Ütled kohe edasi. et kui Ja? nüüd hakkima siin vahepeal hakkas, siis ma ütlesingi, et mulle ei meeldi kindlasti elustiil, mis on 8-5, vaid pigem ongi 24/7. et see numeroloogia panigi nagu tegelikult hästi 10-sse, et ma olengi selline veidikene nagu aktiivsema loomuga, kes lihtsalt ei suuda paigal püsida. No vot. võib-olla see kunagi muutub, ma ei tea. Mina ütleks niimoodi, et loodame, et ei muutu, et iga inimene peab ka olema selline, nagu ta on. Lihtsalt noh, mis ma siin ikka tahaks ütelda, tuletab meelde, ma ütlen eetriväliselt, sellepärast ei hakka ära rikkuma seda asja siin. minu meelest on lahe, et sa tegelikult ütleme niimoodi, okei, see elude number 5 ütleb, et nagu aktiivsus, palju eripära ja kõiki muid asju, aga samas ikkagi sa kuidagi jääd sinna loovuse poole, fotograafinduse poole ja kõik need asjad, et ega sa väga lappesse ka ei lähe. Okei, seal mingid asjad võib-olla tulevad, aga samas on, noh, mäletad, ma ütlesin, et hoia kuidagi fookust. et aga see ongi see sinu eripära, et sul ongi vaja nagu vaheldust natuke siit, natuke sealt, aga praktiliselt on ikkagi tegevused ühed ja samad. Vot. Sul on kõik väga hästi, vot. Kuulge, aga nüüd lõpetused on öeldud, kohad on ka enam-vähem teada Nõmme kandis ja kirjutage Jaanikale, kellel mis tekkis. Igastahes Jaanikaga on väga chill ja lahe rääkida, arutada neid asju ja Jaanika kindlasti leiab selle väljapääsu sealt, et ärge jätke kirjutamata, kui isegi väike mõte tuli, et vau, vot siis see vau pealt kirjutage kohe. On ju, teeme nii. Ja
ja siia video alla ma panen Jaanika kontaktid, igasugused, mis nüüd kõik siin on ja võtke otseühendust, nii et ja kommenteerige ka, kus kohas te vaatate, kas te olete Rabas käinud, kas keegi on ka Jaanikaga teinud koostööd, kas sinust on tulnud võib-olla kunstnik peale Jaanika töötuba või sellist kohtumist, nii et oleks vahva teada. ja mis te arvate, et me võiks Jaanikaga midagi sellist värki teha, nagu ma nüüd siin ütlesin? Hurja, nüüd müüsime maha ka ennast. noh, ei ole hullu, ma panen kähku kinni. okei, tšauki, tšau, aitäh Jaanika sulle. Tšau. Tšau.